Kõige suurem asi, mis ma olen õppinud nagu ja näinud, et mitte keegi ei tule sulle päriselus ütleb mitte midagi. Keegi ei julge mitte midagi suruda nagu. Praegu me oleme rääkinud nagu väga palju sinu nagu toetajatest, aga kui rääkida ka nendest sellistest heiteritest, kui palju sa neid nagu enda ümber üldse nagu märkad või kommentaariumites või kas üldse märkad neid või kuidas sa nendesse suhtud? Tead, mul on väga jopanud sellega, et mul ausalt öeldes ma ei ole väga tundnud seda neti sõimumaailma ja eks ikka vaata, alati mingi kommentaare on ja kuskil midagi keegi kirjutab, kuskil kellelgi on kobiseda, vaata. Aga selliseid nagu massiliselt, vaata, nagu mõned on siin saanud, on ju, et sellist asja mul õnneks ei ole. Eks nagu ma ei saa nagu rääkida enda kogemusest, et nüüd ma olen mingi interneti küberkiusamisega, mis iganes kokku puutunud. Ja pluss ma olen nagu, ma ei tea, lapssaadik igast mingid kiusamisi, sõimamisi, siukseid asju läbi elanud, eks ma olen nagu mingil määral enda paksu nagu naha kasvatanud, et isegi kui nagu mulle praegu midagi öeldaks, siis ma olen lihtsalt nagu, okei, davai, väga, väga äge. Et see nagu kuidagi, jah, eks siiamaani jah, kirjutatakse vahepeal mingeid asju, aga seda nagu väga, väga minimaalselt, eks kui sul on mingi 500 kommentit videol, sul on võib-olla 480 kommentit on head, võib-olla isegi rohkem ja 10 on siis nagu siuksed, kes on mingi, loh. Et nagu selles mõttes see on nagu lambi teema ja kõige suurem asi, mis ma olen õppinud nagu ja näinud, et mitte keegi ei tule sulle päriselus ütleb mitte midagi. Keegi ei julge mitte midagi suruda nagu. Isegi kui mingi vend nagu üritab suruda sind, siis see ka ei tule üldse välja. Ja nagu netis on kõik, vaata, lihtne teha, kirjutada, öelda, komment ja send teha, mis iganes. Aga päriselu mitte keegi ei tule. Mul on mitte ühtegi korda ja ma tean, et teistele ka, kes mul on rääkinud päris palju sellest teemast, et sul nagu reaalselt nagu mitte keegi ei tule sulle mitte midagi ütlema. Nagu see on täiesti suva, et okei, võib-olla inimesed räägivad selja taga, kui sa oled kuskil ruumis, bla. Aga nagu otse näkku sul keegi ei tule ütlema, et seda enam ma nagu ei pööra sellele asjale tähelepanu. Aga aga selles mõttes konstruktiivne kriitika, see on ka oluline, vaata, et kui keegi midagi ütleb, et nii või nii võiks teha või see ei sobinud, sest et see oli halb, aga seda võiks niimoodi paremini, siis ma ikka kuulen, et ma olen davai, thanks, tore, et sa viitsisid nagu aega panustada, et minu asja nagu paremaks teha, et väga äge on, et seda ma võtan alati kuulda, see on nagu positiivne, aga jah, nagu siukseid heitereid ma ei tea, et mul oleks. Kindlasti on nagu, aga mina vähemalt ei tea neist mitte midagi.